No automaailmas üritatakse pidevalt just autonäitustel inimesi üllatada, tuua välja midagi uut. Seati boxis oleme täna ja Seati mudelitest ka räägime. Seati on toonud ühe sellise põneva maasturi tüüpi auto siia, mis tegelikult päris valmis ei ole, on ta ID-autona siin väljas, aga mis on uus, on selle auto nimi. Kui uskuda, mis on numbrimärgil, seal on hashtag, mis on tuntud Twitterist, hashtag 20V20. Saab siis näha, kas tegemist Twitteri autoga või millegi muuga, vähemalt paistab, et on midagi maasturilikku. Genfi autonäituse looga saame jätkata ja Seat oli selline tore autofirma, kes pani päris ägeda masina välja, et kui alguses vaatasid siis midagi täiesti uut, mis võiks juba turule tulla, aga tegemist ID-autoga, mis ütlesid justkui peaks olema 2020. Välimuse järgi ütleks, et see on juba lähitulevik, päris kenake. Jah, võib julgelt väita, et Seat on järjekordselt üllatanud ja pannes siis näitusele välja ühe auto, mis on kindlasti selle näituse staar. Et nagu nimigi tõepoolest reedab, näitab see kätte siis Seati lähimaja linnamaasturi disainisuunised ja nime järgi võibki järeldada, et sellist sarnast autot võiksime oodata siis aastal 2020, ehk siis 2020. No praegu ma vaatan siin ringi ka mudelivalikusega, midagi sellist suuremat ei ole, peale vist üks on meil Seat Leon Experience, mis on nüüd natukene kõrgem kui tavaline Leon ja midagi sellist veel, aga linnamaastur puudub. Jah, nii ta täna on, aga selles suhtes on Seatil ka konkreetsed plaanid, et 2020. aastani ootama ei pea, et on igati kinnitatud, et selline Leoni põhjal või siis Golfi põhjal ehitatud maastur tuleb juba tuleval aastal, ehk siis 2016. Seal kõrval oli veel ka Cuprad väga edevalt väljas, ma saan aru, selle kohta võiks ka justkui uudised olla. Jah, Cupra puhul on nüüd see hea, et see Cupra mudelivalik, mudelirivi sai nagu täiendust ja võib öelda, et ta on nüüd täiuslik, et on pakkuda siis 3-ukseline kere, on pakkuda 5-ukseline selline klassikaline kere ja lisandus siis universaalkere, mis kindlasti avaldab seda ostjate hulka, et kui siiamaani mõni inimene pidi tegema nagu otsuse sellel põhjal, et mis on nagu praktiline vajadus ja mida ütleb süda, et tihtilugu langes see otsus mõne konkurendi kasuks, siis nüüd on kõik siia tulnud, kõik golfarid ja lapsevankri omanikud, et kõik on oodatud. Kas see reaalselt on ka nõudlus sellele, et oleks nii-öelda tava auto mudeliseeria natuke vingemas kuues, et oleks igat mudelit olemas? Jaa, kindlasti on, et seal on nüüd mitu asja, et perekonnas on lihtsam nagu põhjendada naistele auto ostu, et miks mulle on vajalik see 280 hobujõud, et sellest ei räägi, aga pakirumb lahti teha, et naine näeb, et ilusti ja vankrid asjad mahuvad sisse, et see on üks argument kindlasti. Ja teine asi on see, et inimestel lihtsalt harrastused ja hobid nõuavad natukene suuremat, mahukamat, praktilisemat autot, aga samas hingi ikka seda kiirust ja sõidurõõmu, et nüüd on need kaks ühendatud. Kas me saame ka mingitest konkreetest kuupäevadest rääkida või see on pigem praegu Eesti auto omaniku jaoks ulmeline? Tellida juba täna saab ja esimesed autod jõuavad meie piirkonda siis eeldatavasti mais. Selle aasta mais? Jaa, et auto on täiesti käega katsutavas kauguses.